Tervist! Täna me lähme orienteeruma. Ja mitte lihtsalt, vaid me võistleme omavahel ja ka teistega. Meil on 3 meest, saame nendega tuttavaks. Kõigepealt Daniel, kes on laskesuusataja ja lubas mulle pähe teha. Siis on Karel, ta on Värskast pärit ehk oskab orienteeruda. Ta on mu pikaaegne sõber ehk meil on omavahel tähtis, et kes saab uhkustada sellega, et on parem orienteeruja. Ja siis mina, murdmaasuusataja esimesena, pikalt pole orienteerumas käinud, aga noorena tegin seda palju ja väga meeldib. Vaatame, mis osalised ise enne starti rääkisid. Räägi, mis tundud valda enne starti? Tegelikult on pinge peal, kui ausale. Jooksuvorm on nagu ta on. Täna võiks joosta peaga, et ei jookseks ringi, et ei kulutaks ennast liiga palju, siis ma arvan, on nagu varianti ka. Ma olen valmis. Viimane kord kaarti vaatasin eelmine aasta ja ka 9. klassis geograafiatunnis. Nüüd on aeg minna minu esimesse kevad Pekko orienteerumisstarti. Ja arvatavasti võidan, kindlasti esimeses punktis lähen liidriks. Täna on lühem rada, ehk siis ka tehnilisem. Veidi kardan seda. Meest 3 siin tänases võistluses võiks ikka see võit ära tulla. Täna ma pingutan 100% ja vaatame, mis saab siis. Daniel on küll veits must hobune, et ma ei kujuta ette, aga samas ma ei ole väga enesekindel temas. Mis jääb järjestus 3 mehel? No ma pakun, et Hima läheb orbiidile, täna on tehnilisem. Mina võidan, Martin jääb teiseks siis ja siis Daniel jääb 3. Mis ta oli? Daniel. Ta muisti. Mina võidan teise koha, sa oled 3. ja Karel võidab. Okei. Nii et ikkagi panen, et mina võidan, Karel teine ja Daniel 3. Oli aeg stardiks. Kõigepealt läks Daniel, 10 minutit hiljem mina ja siis 6 minutit peale mind Karel. Vaatame kõigepealt, mida tegi Daniel alguses. Praegu juba piiluda ei tohi, eks ju? Jama. Räägin siis kõigepealt Danieli võistlusest, üleval on ka GPS, aga kohe ma arvan, et saate aru, miks ma kõigepealt Danieli näitan. Aga jah, stardist ta läks välja ja jõudis siis 3 nurga juurde. Mis punkt see on? See on 3 nurk. Ei pea, jah? Selge, aitäh! Ja peale seda siis läks natuke mööda teed, keeras metsa, läks natuke isegi punkti poole, aga siis keeras vasakule ja leidis seal mingi teise punkti. Mida? Oota, 61. Okei, whatever. Võttis selle punkti ära ja siis läks edasi, aga ma ei tea, miks ta üldse sinna poole läks, leidis tee, siis jooksis mööda teed, läks uuesti metsa ja jooksis edasi, leidis uue punkti. Kus me oleme? Mis punkt see on? Whatever. Tõesti, whatever ja paneb edasi, leiab jälle tee, jookseb enda sellest õigest teisest punktist mööda, keerab päris ilusti metsa ja arvestades seda, et ta järgmine punkt on 3. ja see 33, kuhu poole ta suunas ennast päris hästi. Vahepeal kaldus natuke kõrvale, aga ma ei tea, kas selle naise tänul või millegi muu tänul keeras uuesti õigesse punkti ennast ja leidiski õige punkti ülesse. Palun ole see. Vaata, mis punkt see on. Ma võtan selle. 3, okei. See on siis niimoodi, yes. Ehk 3. punktist alates ta leidis õiged punktid edasi, aga kuna lihtsalt 2 jättis vahele, siis ta võistlusel enam ei osalenud. Lähme siis alustame päris võistlusega mina versus Karel. Ja ärge muretsega, vahepeal näitame, mis huvitavat ka Daniel metsas tegi. 30 sekki stardini. Oleme kohal. Läks. Saan siis näidata ka meie liikumisi GPS-ilt ehk siis esimesse punkti minek. Mina selle rohelisega number 7 ja Karel Sander Kluusin kollasega number 17. Täitsa sarnased punkti liikumised. Karel lihtsalt tegi punkti juures kerge ringi juurde. On. Sa täitsa hästi. Esimesse punkti minnes minu aeg minut 22 ja Karel 1.34 ehk minu poolt täitsa okei algus, kuni siis teise punkti minnes tekkis mul siin kerge segadus. Ei, ta on selle aia taga. Õnneks segadust läks pigem kiiret ära ja sain aru, kus minna tuleb, kuid sellega jõudis Karel mulle järgi. Okei, see ei olnud kõige parem. Saame hakkama. Ja Karel ei jõudnud mulle lihtsalt järgi, vaid läks 3 sekundiga juhtima peale teist punkti. 3. punkti minek suures pildis meil sama, midagi väga huvitavat kummagil ei toimunud ehk orienteerusime hästi järelikult. Mina kaldusin natuke vasakule, aga kaugelt nägin juba enda punkti ja sain selle kätte. On. Aga nii, rütm on hea, rütm on käes.
olin sinna punkti minekuga 6 sekundit kiirem ehk läksin omakorda 3 sekundiga juhtima. Aga kas suudan seda juhtimist jätkata ka või mitte, edasi jooksingi lihtsalt tunde järgi punkti poole ja tänu parempoolsele lagedamale alale sain aru ilusti, kus olen ja sain ilusti selle punkti kätte. Kivi on olemas, peab olema. Siis Karel oli punktile täitsa lähedal, aga samas... Oot, natuke ka tunda olen. Mis siis? Oot. Tuli jõssa läks sisse. Nii, appi. Ehk see viga läks Karelile kalliks maksma ja peale seda punkti juhtisin mina teda 49 sekundit. Seda ma ilmselgelt võistluse ajal ei teadnud, aga arvasin, et tempo on mul okei. Aga teadsin ka seda, et kas või üks viga, mis on väga potentsiaalne, et ma teen, võib rikkuda minu terve võistluse, ehk palju on siit minna veel. Tere, mis punkt see on? 100 jah? 59. Kas äkki see lint läheb või? Sealt sa tulid vist? Jah, ole tubli. Ja 5. punkti minnes mitte midagi erilist. Mina sain edu sisse, väikse sellise suunamuutuse tegin, ei suutnud ära otsustada, kust metsa minna, aga sain suuna kätte ja jõudsin just punkti ning Karel tegi täpselt seda sama. Jep. Nii, sokk on märg. Siin nüüd. Ma tean, kus me oleme. Chat, me liigume. Okei, nüüd ma läksin. 6. minekul võtsin ka lihtsalt suuna, vaatasin, et sealt, kui me jooksen mööda, siis tuleb tee, ehk siis pigem jooksin suht hea hooga ja lootsin, et jooksen väga hea suunaga ja tegelikult jooksingi, leidsin päris hästi selle punkti ülesse. Jah, õige. Karel kaldus aga natuke paremale ära ja sealt punktis ka tegelikult tuli päris hea vahe, sest ta tegi seal natuke viga ja sinna punkti ma läksin minut aega kiiremini temast, ehk vahe oli juba 2 minutit. Teeme takut. Panen kõigepealt läbi 7, siis me teame, kus 7 on. Sealt otsejoones 6, siis tuleme tagasi 7-sse. 7. punkt, muidu oli igav, läksime Kareliga sama kiirelt, aga ma nägin tee peal ühte sõpra. Mees! Ei ole! Mis sa siin teed? Tead, ma aitasin väikseid lapsi ka vahepeal. Kus sa oled 7-ndasse? Jah, kus sa oled? Heul, ma olen 6-ndasse. Päriselt? Ma ei saanud alguses aru, kus Tartu on. Ja temaga on hästi siis. Kus 7 on? No vaat! Aga jah, saime täitsa kenasti need punktid kätte Kareliga. Ja no ilmselgelt ma pean mainima, et sellel hetkel tegelikult päris võistlusel liikusime ka väga hästi. Üldarvestuses olin 2. kohal, 48 sekki maas liidrist ja juhtisin 3. kohta 39 sekundit. Aga sellel hetkel ma ei tea, kas tähelepanu kodus ära ja tegin kerge vea ja kaotsin ennast kaardilt ära. Miks see tee ära kaob? Ära ütle, ma läksin valesti. Nüüd ma ei tea, kus ma olen. Äkki ma läksin siia. Jah, väike ring. Pole hullu. Nüüd ma olen siin teel tagasi. Ehk siis oligi nii, et mina arvasin, et ma läksin sinna alumisele teele, aga enne seda oli veel üks tee, mis tegelikult oli ideaalse suunaga minu punktile, aga jäin enda algsele plaanile kindlaks. Otsisin selle tee üles jälle ja kasutasin enda jalgu, sest pea ei võta, siis peavad jalad võtma. Lõpuks siis jah, üldvõistluses langesin selle punktiga 4. kohale. On nii, punkti ründamisel on nii kehvad. Kaarti ei ole lugeda. Korraks tõmbame hinge. Aga meie omavahelises võistluses ka Karel ei teinud ideaalselt seda punkti ja seis oli ikka see, et mina juhtisin teda 1 minut ja 55 sekundit. Meil on mingi kiistavad seal. Kaua ma olen siin 30 minti. 9. punkti mõttes on näha, et teekonna valikud on väga erinevad. Minu mõte oli ikkagi teed kasutada ja kiiresti joosta. Karel läks rohkem otse, aga ajalises mõttes vahe jäi põhimõtteliselt täpselt samaks. Nii sooda juba, et mulle klapi enam asjad hästi. Pean poodiumi kindel meie omavahelises mänd. Siis taga on kask. Liivne agarus on ogarus. Oleks mul vaid kompass. Ei ole 39. Let's go! 10. minnes oli mul paari kõhklusi. Ootasin, et punkt tuleb natuke kiiremini kätte, aga tuli natuke kaugemale joosta, kui alguses tundus. Yes. Nii, 40. Kontrollime üle. Ja. Veits oleks saanud paremini, aga pole hullu. Aga Karelil oli probleeme selle punktiga. Jumala haplik. Rütm on ka lõhutud veits. Ei ole.
kuidas ma teen siukseid vigu, Öelge mulle, kuidas ma valesti teen? Jälle. See Kareli viga maksis talle minuga võrreldes minut 30 ehk juhtisin teda juba 3,5 minutiga. Seda edu ikka ma enam ära ei anna ju. 11 punkti ehk üle poole on tehtud ja sinna punkti läks Karel ilusti. Nii. Nüüd võiks hakata veits proovima, kui valgesse saab. Minut jälle hoopis teine valik, kuidas sinna minna. Läksin ringiga ja siis, kui jõudsin punktile lähedamale, oli nii. Nüüd hakkab paremini minema. Ma lähen otsa sisse ja siit ründan. Ma siit. Kohe on vastas. Peab olema siin. Nii. Võtta. Ei. Kiva. Kus see kiva on? Mingi lagendiku nurk. Kas ma läksin liiga paremale vist ära ikka. Lagendiku nurk. Come on. Kus sa põidad ennast? Väga valesti. Vaata mingi. Mis asi see siin on? 11 punni. Ta on mäe otsas. Hakka ta peab kuskil siin olema. Läksin ja... Okei, oota. Ma võtsin selle lagendiku nurga üles just. Mida? Kuidas ma ei näinud? Ma tulin siit ju. Kuidas ma ei näinud? Ma tulin siit. Pime. Okei, see oli paha. Paarkümmend sekkisid kindlasti viga. Aga selle koha pealt vaatame, kuidas tulin mina lõppu, sest alustasin ma Karelist 6 minutit varem ehk pean ka enne finiši jõudma ja siis vaatame, kes võitjaks jääb. Ja on. Nii, liiva peal jooksime üle point tugevaks. 4-3 on kuskil siin. Olemas. See kaart on tehtud valesti. Igaks juhust lähen see üles. Äkki ta on ikkagi siin mul. Näed. Tead, see üles läksin. Jep. Siin samas kohe mädaga on. Kui see on karjäär, siis ma olen tõesti vara. See on karjäär. Ma olen vara. Ma sain valesti aru. Ma 18 on siin. Okei, ma nägin 18 ära. Vähemalt oli seegi. Veits tegin vigasust. Ma jälgin, mis teed mööda. Ma hakkasin edasi jooksma. Järgmised 2 on lebod. Davai. Ei, davai, ma vaatan vähem. Jooksen kiiremini. 6. Mis punkti me võtsime? Nii. Ja peakski lõpp olema. Tehtud. Minge väike. Tehtud. Ma olen rahul. 2 viga ütlen praegu, minu kohta viga. Teised kindlasti oleks saanud paremini, aga ma olen rahul. Vaatame, Tahnilist ma möödas, seda ma tean, loodan, et ta ütles metsa ja vaatame, aeg läks käima ka Kareliga võrreldes. Ja nüüd vaatamegi siis sama asja, kuidas Karel tuli lõppu alates 12. punktist. Vaadake, seal lusti. Korraks hoog maha, naudime loodust. Okei, pole aega. Seal näe, Horvendis paistab. See praegu on 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 joont. 5 vist. See on 25 meetrit üles mäge. Kaldus ja rull. Nüüd tuleb suruma ka veel hakata. No nüüd näeme, mis profid jookseb. Oi, saa. Tere saama vähe teine ikka. Ilusti läheme. Jõuab. Iseenda jõuab. Kuri kahtlus, et ikkagi ilmavärand teeb ära mulle. Ma loodan, et ma mingi valet punkti ei võtnud. Et mingi kõik aeg ei loe, aga midagi. Ilma, saan kätte läinud. Äkki saan kätte. Intekas antud ja hei, ma olen mega rahul. Nagu ma ütlesin, et
nagu kandiline. Vahepeal läksin liiga kandiliselt, mõtlesin üle, et oleks saanud ju paremini. Aga nüüd vaatan GPS-ilt teervalt ja Cluesin tulevad koos ja nad peaks kohe siia tulema, sest Keps on veits maas ka veel. Külje eesmärk oli see, kes finišis kõige kiiremini tuleb. Läks Karel! Läks! Nii, sealt ta tuleb. Ja kas võtab ära Reigo veel? Ja tuleb ja Mikali. Mees on läbi. Mees on läbi. Sarraks. Kommentaari. See nii palju vigu. Nii palju vigu. Aga punkti piirkonnad kõik nii räigelt viga. Nii kahju. Pole hullu. Daniel on metsas ikka veel. Ma nägin 6. punktis teda. Nii, ja nüüd on Karel finišis ehk me saame teada, kes tegi vähem viga ja kes siis lõpuks võidab. Minu aeg 46 minti ja 12 sekki. Kohe saame teada, mis on Karel. 46-12 oli mul. 50-13 minni. Ehk siis jah, minu see üks suurem viga polnud piisavalt suur viga. Lisaks enamasti jooksin ka kiiremini kui Karel ehk võitsin teda kokku siis 4 minuti ja 1 sekundiga. Ja täitsa üldarvestuses sellel võistlusel sain mina 4. koha ja Karel 6. Ja no, Daniel on ikka veel metsas vist. Said ka koju? Sain koju. Kaua sa juba oled olnud siin? Päris kaua. Ja ma finiši jõudsin, ma tundsin, ma olen rahul. Et üks punkt oli see, kus ma jooksin ülilähed mööda. Ei tea, kas kaamerast on näha, kus ma nägin seda punkti, aga ma läksin mööda. Läksin sinna uuesti ringiga, siis sain nagu leidsin uuesti üles. Et see oli jah. Mis alguses juhtus? No läks start, võtsin kaardi, jooksin teiste järgi. Siis oli seal mingi tädi. Ma küsisin, et kas see on start. Siis ta ütles jah. Üritasin seda piiksutada, siis ma sain aru. Siis ta ütles mulle, et seal ei pea piiksutama. Siis ma vaatasin, okei, ma olen siin. Jooksen. Jõuan punkti, vaatan täiesti vale number. Mõtlen, et okei, äkki neil on lihtsalt number on vale. Piiksutasin ära lihtsalt 2 punkti. Võtsin valed punktid. Sealt edasi hakkas kõik jooksma üles mäge. Kõik tõus läks üles mäge kuni 6. punktini, kus nägin juba Martinit, siis sain aru, et lõpus hakkas kõik kulgema üles mäge ja lõpupunktis finišini tegin Martinile 4 sekundiga ära, nii et ma arvan, see on põhiline. Aga ma arvan, järgmine kord uuesti kindlasti ja siis juba võidan, ma arvan. No start läks, kõik oli hästi. Rütm oli hea tegelikult. Tuli kuni mingi hetkeni, kui kett jooksis maha ja jalg vajus ikka korralikult samblast läbi ja rohkem lihtsalt ei jõudnud. Ja siis, kui on kett maas, siis hakkab loll ja vigu ka tulema. Ja ega mis siin muud ikka, vahepeal vajutasin, tõmbasin punasesse, arvasin, et teen ära. Tuli välja, et ikka sain seal sekunditega tala. Nii et lihtsalt see füüsis on lihtsalt nii palju nõrgem. Aga tegelikult kurb tõsiasi on see, et ma sain Martinilt kotti 4 minutiga. Ja see jääb kripeldama ikka. Sport on siuke, aga vahva oli. Üks sautastumine, kus meil vist asja pole. Peaaegu. Oota, siis poolt alustame, sorry. Palju õnne, 3. Palju õnne. Teine. Millest see FIS-punkt algas mingi? Eks siis jah, saime poodiumil ka käidud. Võtan selle võidu hea meelega vastu. Pane kinni ära see. Ja ma tegin lõpuks Karelile ära ja selle üle on hea meel. Ja Daniel harjutab, küll tuleb tagasi. Sest mul ei läinud aeg kirja. Jah, tegelikult küll võib-olla kui SL2 punktid oleks üles leidnud, siis saaks parem olnud. Aga ei, igal juhul lõbus orienteerimine lahe, ma arvan. Ta lihtsalt kleisib end, lihtsalt. Tuleme tagasi millegile. Eesti orienteerumine 100 seekord läks nii, aga loodame, et kui Eesti orienteerimine 200 on, siis ma võtan ära. Ja aitäh. Pekko kevad kõigile, kes korraldasid. Nii on. Ja siia vahel ütlen ka kiirelt seda, kui sulle see video meeldis või üldse orienteerumine meeldib, siis soovitan panna subscribe, sest käisin ka Eesti meistrivõistlustel orienteerumises ja sellest on varsti video tulemas. Ja nägemist. Suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Kindlasti esimeses punktis lähen liidriks.